No nii, Kaidar Kahar, suusamaraton Kõrvemaal tehtud. Mis tundega finišis? Super hea tundega. Mul õnnestus teha täpselt nii, nagu ma plaanisin, et mul oleks finišis nagu hea tuju, et ma naudiksin ka teist ringi ja mul õnnestus teist ringi sõita ülimõnusalt chillilt. Et see oli väga tore rada. Ma olen lamemaalane, ehk siis minu põhikilomeetrid tulevad Nõmme Harku ringilt, on ju. Et need tõusud olid mul tuttavad küll, aga mitte väga veel kondis. Aga ikkagi need 100 kilomeetrid, mida ma tagasihoidlikult olen alla kühveldanud, ikkagi olid nagu plussiks. Need ma nautsin tõesti iga kilomeetrit ja ma tahan tänada kindlasti Urmas Välbet, kes tegi mulle super head suusad. Mõtlesin, et issand, kui mõnus on sõita, kui suus klippab. Ta lubas mulle teha head suusad, nii et Urmas, aitäh. Kas see oli sel aastal sul esimene maraton või oled sa veel kuhugi starti jõudnud? Minuga on see lugu, et ma numbriga spordist olen põhimõtteliselt loobunud. Või no mitte, ma ei ole numbriga sporti teinud ja kui ma sain selle kutse või ahvatleva pakkumise siia tulla, siis ma veits kõhtlesin, aga tegelikult natuke tõmbas ka. Nii et see on mu ainuke sellel aastal numbriga sõit ja ma pean tunnistama, et mul on üks kutse öövaasale, aga ma ilmselgelt vist, ühesõnaga, eks siis ole näha, aga ma pigem olen seda meelt, et nädala pärast ma 90 kilti pimeduses sõitma ei lähe. Et ma nautsin tõesti väga selline superrada, ülikihvt korraldus, täiega superlahe, nii et minusugusele, kes üksi enamus ajast kühveldab suusatada, siukene laulupeo kogemus teiste hulludega korra kokku saada on tegelikult väga mõnus, nii et ma ei tea, mida ma kaartsin. Aga võtame siia lõppu veel selle, et täna oligi ju 400 kesi läksite koos sõitma, et kui sa teed igapäevaselt või kui sa suusatrenni teed, käid sa ju pigem üksinda või kellegi kahekesi, mis tunne siis oli nüüd minna ikkagi sukse massiga koos? No see on super mõnus tunne, ma olen oma elus sõitnud ju ka Tartu maratoni paar korda ja seesama õlg-õla kõrval tunne, et suusarahvas on ühesugused, hullud noored ja vanad, raja peal samamoodi väga tore oli lobiseda ühe kutiga, kes on teinud selle, et tema ambitsioon oli teha siis kõik Estoloppeti sõidud ja ta ütles ka, et ta ei tee kõiki pikki, vaid ta varieerub, et osad on lühikesed, et ma saan sellest aru, et see teistega koos tegemise rõõm on, ma arvan, et see laulupeo võrdlus ei ole kohatu. Ma tänan kindlasti oma fänne, kõiki mehi, oma abikaasat ja kuna ma seda meeste liigutamist ja meeste tervist edendan jõudu mööda, siis ja vormi parandamist tippvormis näiteks ja Mehed hakkame elama on 2 mu ingeprojekti. Et mehed liigutamine tegelikult on ülimõnus ja kui sa suudad sellest teha oma rutiini, siis tegelikult see võit on super lahe, et ma tegelikult ei kannatanud. Isegi neid tõusud olid mulle tegelikult mokka mööda küll. Nii et mehed, võtke ennast kokku ja ma usun, et naised on teile toeks.